mis toimus siis turul, kinnisvaraturul ja eluasemelaenu intressiga, ka väga palju see intress asja ei mõjutanud seda ühelt poolt siis, tal oli mõju kindlasti hetkel, ta järjest tuli allapoole, aga see riski, see, mis toimus Euriboriga ja riski marginaaliga omavahel, need üksteist natuke tasandasid, aga üldjoontes ikkagi kinnisvara hinnad läksid üles ja hakkasid ühel hetkel kolinal alla tulema ja see tähendab vaapustust paratamatult teatud sektorites ka tööpuudust, teatud kinnisvaraturu kangumine, tagatiste ärakadumine, laenamise tagasitõmbamine, see ei saa mitte jääda kajastumata siis kasvunumbrites. Eluasemelaenu marginaal on isegi juhtub stabiilne. Riik ei kontrolli laenuvahtud, selle minu kinnitus, kui USA-s sambad on suuresti siis sammaste, võtame siis laenu mahu või raha mahu mõjutajad, kui Euroopa Keskpank tegelikult teeb sarnast asja, annab ju ette intressi ja annab laenumahtusid, siis nemad teevad meile selle poliitika ära, et meil ei ole seda instrumenti, mida nii palju siis nõutakse, et vist ei teinud midagi, et täiesti arukad inimesed tagant järgi siin pankur või nende hulgas, kes on öelnud, et oleks pidanud tegema. No tegelikult tehti. Et ega mina olen siis sõdinud sellise asja vastu nagu laenu intressi soodustus, maksusoodustus, see on ühelt poolt on see metsikult kulukas, teiselt poolt on see sotsiaalselt hästi valesti suunatud, ta on kõige jõukumatele suunatud, aga tema oli üks psühholoogiline buumi tekitaja, kindlasti ta aitas, julgustas laenu võtma, kindlasti ta julgustas võtma, ostma kallima hinnaga ja nii palju kui valitsuse käes on üldse neid mehhanisme eluasemelaenu turul, et maksusoodustusega selle äravõtmine oleks olnud väga õige tegu, aga mis me suutsime enne buumi panna siis selle lae poole peale, aga see poolepealne lagi on tegelikult madal, kahe pereliikmetele kokku ta liita siis 100 000 aastast intressikulu tähendab juba ikkagi korraliku laenu. Ja IMF oli äskelt pane meile südame, et te peate sellega tegelema, aga poliitselt olen liia saanud, ei taheta sellega tegeleda, et võib-olla lükkub see lihtsalt tulevikus sellega tegeleda. Selline järk-järgune ärakaotamine on minu ettepanek olnud. Ja Eesti Panka süüdistatakse, et see sama väga tuntud pankur ütles, et valitsus tegi õieti kõik, aga põhimõtteliselt on nad teinud õieti. Ta on üldiselt olnud valitsuse kriitika, aga ja eksin korduvalt, et kui teemad tsitaadid üles leiavad, kuidas ta on siin, mis ajal on siin rääkinud reservide kasutusele võtust defitsiiti minekust, siis see tagantjärele tarkusena on hästi ekslik, aga ka tookord juba seda nii öeldud, aga tema väidab, et Eesti Pank oleks pidanud rohkem tegema. Aga Eesti Pank on tegelikult, kes siis laenamist kontrollib, et võib-olla ta oleks saanud varem teha, aga igatahes ta on teinud, ta on ikkagi ajanud need panganormatiivid, mis laenumahtu määravad Euroopa tasemel väga kõrgeks, et kui siin kohustuslik reservi nõue tõsteti 13, mis juba oli väga kõrge, 15, siis samal euroala sama tase on 2%. Väga vähe neid instrumente meie oludes, kuidas üldse midagi teha saab. Ja selle kriitikaks, et need piirangud ei kehti filiaalidele. Siin Sampo ja Nordea jõudsalt suurendasid oma turuosa ja keegi lubas siin ka lage värvida veel praktiliselt kriisi päris alguse, eel või ajal, siis tema sai raha peale korratud. Pakkusid ikka päris soodsalt siis kohalike pankadega, keda Eesti Pank karistas. Ja mis nende meetmete puhul tuleb alati arvestada, on see ühiskondlik arusaamine, et
Keynes'i teemal võib palju vaielda, kes oli siin täielik superstaar veel 10 aasta tagasi. Kõik rääkisid Keynes'ist, aga üks asi on need paberikud lihtne asjad ja teine on need ka poliitiliselt tasandada igasugu neid tsükleid. Siin panen jõudu, siin võtame ära. Poliitiliselt tegelikult manööverdada, kui emotsioonid ühiskonnas on üle olnud, puudub täielikult kriisikogemus, ja valitsustel ei ole. Ja kui nad selle mingisuguse meetme võtavad mingit, ütleme, bummi ajal tõstavad maksu ja või teevad mingist muud sellist meedet, siis sellest ei saa pärast enam lahti, et poliitiliselt on tõtked nii suured, et jäikus ühiskonnas nii suur, et 2008 ei seletanud ära, et midagi on tulemas ühiskonnas, et olid kriitilisemad ja vähem kriitilised poliitikud, kuid mingit imenippe siin tollal eesurõppa ei saanud, et mitte 2005. Ja peale selle avatud finantsturg, see raha, see filiaalide rahavoog ei olnud meie kontrolli. Kaudsed mingisugused võimalused, mis julgelt ei pea. Edasi, et mida võinuks teha teisiti, et ma ikkagi küsimärk on minu jaoks see põhiline. Kõlab halvasti, et valitsuse liige ei suuda tagantjärele midagi. Need on suhteliselt haledad olnud nüüd see kriitika, mida on tehtud valitsussaades. Ma arvan, et neid võimalusi palju tegemata ei jäänud. Siin kui üks populaarne jutt on, et poleks tohtinud tulumaksu alandada, aga tulumaksu alandamine ei olnud tsükliline meede, see oli üldise maksukonkurentsi meede, mis riigid tulumaksumääraga, ettevõtte tulumaksumääraga, kui üldse maksu, nii palju kui nad kapitali koogused, investeeringud mõjutavad tulumaksu on kõige tähtsam. Ja see oli pikaajaline poliitika 2003. aastast peale 26% tulime alla, aga ühel hetkel pidime selle selga seisma panema. Tsüklis, ütleme siis kriisis, me ei suutnud seda jätkata, on tõsi, saab öelda, et näete buumiajal siin andsid ja maksusoodustust. Aga ega me nüüd konkurentsimeetmetest või ütleme rahvusvahelisest olelusvõitlusest ei pääsenud ühelgi hetkel ja ma seda nüüd tagantjärgi ütlen, et kui meil oleks 26 see tulumaks, siis oleks meie olukord keerulisem ja see töötuskindlustuse õnnetus ka, mis me pidime tõstma maksu suure alandasime liiga vara teda, valel ajal tegelikult. Ja siis nüüd tuli viisi ajal tõsta ta maksimumi, see oli küll siis asi, mis tagantjärgi öeldes, et iga oli, seda siin pole kirjas, aga järele ametiühingute tööandjad survele lasti töötuskindlustusmaks miinimumi ja ätti siis tegelikult töötukassa kõige raskemal ajal kõvasse miinusesse, et selle oleks küll teised, aga ei võetud kuulda. Mul on küsimus positiivsete lisaeelarvete kohta. Kas siin on mõeldud, et see lisaeelarve oleks teistmoodi ümber jaganud kulud? Positiivsed lisaeelarvet oleks tulnud ära jätta, sest nad tähendasid ju lisakulutamist oludes, kus tulusid oodatust rohkem tuli, et tegelikult kütkis seda ahvi ja ega see ei ole tagantjärele taskus. Need vaidlused olid ju meil tookord ka, need hääled olid nõrgad, et ega oleks see teadlikkus olnud, oleksid need tegemata jäänud, oleks reservi natukene suuremad ja laenuvajadus väiksem. Aga need ei olnud ka mitte liiga suured, kokkuvõttes me kogusime reservi rohkem kui teised. Loist pildi pealt